Tere tulemast Talendikogemuse labori 8. saatesse. Ja tänase saate teemaks on juhiks kasvamise võlud ja väljakutsed. Mina olen Juta Palmeeri, Fonteses coach, koolitaja ja konsultant. Ja olen palunud täna siia seda teemat avama koos minuga Ivar Raavi ja Katriin Jüriska. Ja teie mõlema kohta ilmselt saab umbes selliselt öelda, et te olete praktiseerivad juhid. Ja omakorda seda kogemust annate edasi. Ivar, sina koolitajana ja Katriin, sina mentorina praegu, eks. Ja teie taust on siis ettevõtja või juhina selline, et Ivar, sina oled olnud seotud Swedbanki, Omniva ja IFiga ja Katriin, sinu puhul on siis, saab öelda, et selline toitlustusettevõtlus ja võib-olla paljud teavad sind eelkõige uuskasutuskeskuse juhtimise kaudu. Et tere! Tere! Ja kui nüüd hakatagi rääkima sellest juhiks kasvamisest kusjuures, minu arust väga, et kui see pealkirja mõte tuli, et kihvt metafoor selles mõttes, et ilmselt ei ole mitte ükski juht ju, kui on saanud selle formaalsel rolli, siis päris valmis. Et see kasvamine kuidagi on selline hea nagu mõte või hea väljendus. Ja täna siis toomegi mõned nopped sellest, et mis selle kasvamise teel sellised olulised nüansid on. Ja mina, kui oma töös, mul on õnn olnud väga paljude juhtidega kokku puutuda, et siis võib-olla selle professionaalne kretinism on, et ma ei tahaks kuidagi seda juhi rolli nagu üle müstifitseerida, vaid ikkagi üsna konkreetselt rääkida sellest, et mis on need oskused, mis on need situatsioonid, mis on need sellised õpikohad ja võib-olla ka sellised õnnestumised ja ahaad, et kus ma olen tundnud, et kõik läheb hästi ja voolab. Ja kui alustadagi sellest seda juttu, et tänapäeval räägitakse, et hea juhtimine on midagi sellist, mis on nagu organisatsiooni väärtuspakkumise osa. Et isegi sinnamaani välja, et igal töötajal on õigus heale juhile. Et kuidas te sellisest loosungist või sellisest nagu tugevast statementist arvate? Ivar, sa kuidagi silmad särasid kohe. Ja ma ütlen... Ma kuidagi olen omaks võttes lause, et ära kunagi tolereeri halba juhtimist, et kui sa koged halba juhtimist, siis põgene nii kiiresti kui võimalik, on ju. Ja suure tõenäosusega sa ei saa teist inimest muuta, on ju, kellelgi ei ole see siiamaani õnnestunud. Tardumine lihtsalt lõhub sind ennast lõppkokkuvõttes ehk et astu sellest situatsioonist välja. Aga mis on siis see halb juhtimine? Selleks võib igasuguseid definitsioone ja raamatuid lugeda ja bestsellerid kirjutada, aga lõppkokkuvõttes on see, et kas sa tunned ennast hästi selle inimesega koostöös või mitte, on ju, et kas ta toob esile sinust need emotsioonid, mis sul nagu on mõnusad või ta toob sul esile mingid emotsioonid, mis kohe üldse mitte ei ole aktsepteeritavad sinu jaoks. Ja. Väga hea, lihtne definitsioon. Kuidas Katriin sinu puhul? Jaa, ma olen hästi nõus Ivariga. Võib-olla ma tooksin nagu siia selle vaatenurga ka veel sisse, et hea juhtimine on ju hästi nagu suhteline, on ju. Ehk et milline on hea juhtimine. Et ma kujutan ette, et kui ühe inimese käest küsida, et milline on sinu jaoks hea juhtimine, siis ta annab ühesuguse vastuse, on ju. Ta võib-olla ütleb seda, et mulle väga meeldib, kui minu juht on minu jaoks alati olemas ja ikkagi annab mulle väga täpsed juhised, mida ma pean tegema. Ja ma tunnen ennast hästi turvaliselt ja kindlalt, on ju, et see on minu jaoks nagu väga hea juhtimine ja selles kultuuris ma tahan nagu olla ja töötada. Ja siis teise inimese käest küsida sama küsimus, siis tema ütleb seda, et minu arust on hea juhtimine see, kui juht ütleb seda, et kuhu me peame välja jõudma ja laseb mu seejärel vabaks. Ja ütleb, et jõuame sinna, vii meid sinna, vali need vahendid, meetodid, see teekond ja justkui selleks ajaks me võiks sinna jõuda. Ehk siis nagu juba kaks täiesti erinevat justkui nagu juhtimisviisi ja üks ei ole halb ega teine ei ole halb, eks ju, et mõlemad on head. Võt kui huvitav nüüd, kui mina hakkasin pihta sellest, et on väga konkreetne viis, kuidas saab juhtimisest rääkida, siis teie jutku pöörasite selle pea peale, et väga subjektiivne, eks ju, et sõltub heast tundest ja inimese enda sellisest ootustest, eks. Aga enne veel, kui sinna heaks juhiks jõuda, on ikkagi see kasvamise teekond. Et hästi tahaks teada, et kuidas teie tundsite ja mõtlesite siis, kui see esimene hetk oli, kui te esimest korda juhiks saite, et millised mõtted ja tunded olid, mäletate, mis siis oli?
ma, ma mäletan küll, aga see oli kuidagi selline, et see oli nii loomulik, sest et oleks olnud veider, kui see ei oleks nii läinud tol hetkel. Ja see oli selline elevus ja ärevus just selles kontekstis, et kuidas inimsuhteid juhtida ja või suunata või aidata siis inimsuhetel kujuneda, et see tiim, kus mina esimest korda juhiks sain, oli just sellises punktis, kus eelmise juhiga oli mingid konfliktid tekkinud, hästi pisikene tiim. Eelmise juhiga olid konfliktid tekkinud ühel-kahel inimesel, siis neil omavahel olid tekkinud konfliktid kuni selleni välja, et kes tundis haavatud olevat, kui teine ei öelnud talle õigel viisil tere ja nii edasi, et sellised hästi nagu loomulikult sellised igapäevased asjad, mis siis kellelgi käivitas mingisugused emotsioonid. Ja ma mäletan, et kui ma seda tiimi asusin juhtima, ma kasvasin sealt enda tiimi seest välja, siis ma küsisin enda otsese juhi käest tol hetkel, et mismoodi ma nüüd siis olema pean. Ja seda lauset, mida tema mulle tol hetkel ütles, ma olen kasutanud enda selliseks mingitest aukudest välja tulekul juhina väga tihti, et ma valisin su sellesse rolli või kutsusin sind sellesse rolli sellepärast, et sina oled sina. Mitte sellepärast, et sa nüüd astud siia rolli ja pead hakkama näitlema mingisugust teist inimest. Et loomulikult sul on mingisugused ülesanded, mida ma ootan sinult rohkem, kui ma ootasin sinult enne. Või need on teist taadi ülesanded, aga sa oled selles rollis sellepärast, et sina oled sina. Vastasel juhul ma ei oleks sulle pakkunud seda. Ja see kuidagi rahustas maha sellist esimesel nädalal ja peale seda 15 aastat hiljem ma endiselt juhin, olen iga päev rahulik selles mõttes, et ma olen see, kes ma olen. Loomulikult aeg-ajalt on, kus sa teiste hinnangust võib-olla lähed rohkem rööpast välja, aga üldiselt see selline rahutunne ja selline elevus, et inimeste suhete juhtimisel näha siis seda mõju. No minu kogemus oli hästi nagu teistsugune selles osas, et mina sain ennem ettevõtjaks, kui ma sain aru, et ma olen nagu saanud ühtlasi ka juhiks. Ehk siis, et ma võtsin selle nagu ettevõtja rolli ja siis ma ühel hetkel nagu hirmuga avastasin, et appi. Nüüd ma olen nagu kellelegi juht ka ja see oli midagi, mille peale ma nagu justkui nagu teadlikult ei mõelnud ettevõtjaks hakates, et ma olin hästi nagu protsesside keskne juht või nagu minu mõtteviis tol ajal, 20 aastat tagasi oli nagu just hästi protsesside keskne, et juhtimine on midagi, et sa nagu paned mingid asjad juhtuma, aga ma ei näinud alguses seal seda nagu inimeste poolt üldse. Sest et seda on lihtne näha, kui sa organisatsioonis sees kasvad juhiks, aga seda on hästi raske näha, kui sa noore inimesena nagu alustad ettevõtlusega. Et see inimeste poolt või ikka kõrvalmõjuna juurde. Just nimelt. Ja minul oli siis see rõõm justkui nagu kasvada, nagu sa Jutta ennem ka ütlesid, ehk siis nagu kasvada selleks juhiks läbi siis nende nagu ettevõtmiste ja läbi nende tiimide. Ja mul on täna hästi tänulik nendele inimestele, kes minu esimestes tiimides olid, et ma kujutan ette, et nad ikkagi pidid päris palju kohanema selle kogenematu juhiga. Ja nad on olnud üliheaks õpetajaks mulle. Et jaa, kasvamine on olnud hästi tugevalt kogu minu just nagu juhi arengu tees sees. Jah, et see on huvitav, et te räägite tõesti sellest kasvamisest just sinna inimestega tegelemise poole. Ja kusjuures coachingus on see üsna valdav teema, kus alustavad juhid räägivad sellest, et kas ma nüüd pean kuidagi nagu sa Ivar ütled ka, et kas ma nüüd pean kuidagi teistsugune olema või et kas minu suhtumine või suhtlemine teiste inimestega peab nagu teistmoodi olema. Üks selline markantne näide oli siin viimasel ajal oli selline, et jah, oligi oma meeskonnast välja kasvanud juhi rolli ja siis ta ütles, et loomulikult neil olid tekkinud juba mingid teatud sõbrasuhted ja ikka nii, et kellegiga rohkem suhtled, kellegiga vähem on ju ja kellegi juures nagu käinud ja siis päeva pealt, kui tema sai juhiks, tema otsustas, et tema teeb inventuuri oma nendes suhetes ja otsustas selliselt, et ta enam nendel vanadel sõpradel külas ei käi, et kui siis nad saavad kokku, siis ainult kogu meeskonnaga. Ja siis mõtlesin, vaat kui huvitav, et ta tegi sellise hästi kardinaalse otsuse siis.
et noh, ühesõnaga tea, et teie vaatest, et kuidas, et kas see suhtumine või suhtlemine muutub või on see siis teistmoodi või ikkagi ei ole? Ja see on see autentsuse küsimus, et ma arvan, et noh, praegu on see autentsus on siis see juhtimise kõige popim suund, mulle tundub, on ju, et järgmisena tundub, et selline intuitsiooni ja sellist tüüpi teemat nagu järgmisena lauda, aga ma olen hästi palju juurelnud ja ka noh, aidanud enda tiimis siis juhtidel, alustavatel juhtidel kasvada ja mingil ajal ma olin hästi nagu sellel seisukohal, et need sõprussuhted justkui peaks pärast siis teise formaadi saama, kui sa nüüd juhi rolli liigud. Nüüd ma olen nagu märganud ja vaadanud kõrvalt juhtumeid, kus ma olen siis justkui nagu enda meelest ainult tarka nõu andma, aga siis ma näen, et need sõprussuhted tegelikult on väga hästi püsinud. Ja need võib-olla isegi inspireerivad vastamisi hoopis teisel moel. Jah, loomulikult, kui juht on professionaalne, ta saab aru, et ta ei lähe nagu rääkima sellest, et noh, me siin oleme Jutaga sõbrannad või sõbrad ja siis ma hakkan sind seal selja taga nüüd rääkima meie ühise veiniklaasi taga. Et see ilmselgelt ei ole professionaal ja see tuleb väga kiiresti välja. Nii et ma arvan, et mingis ajaperioodis ja tol hetkel, kui ma ise alustasin ka, siis ma proovisin võib-olla rohkem seda neutraalsust nagu kõigiga, et noh, kui midagi toimub, siis ainult kõik koos. Aga niikuinii sul juhina on iga oma indiviidiga, kes sul meeskonnas on mingisugune suhe ju mõne inimesega tekib nagu lähedam kontakt, mõnega tekib nagu pinnapealsem kontakt. Et see niikuinii tekib, et kas sa teed seda nagu ka veiniklaasi taga või sa teed seda üks-ühele vestluses, mõnega sa oled sisukam ja põhjalikum ja lähed nagu rohkem tema hinge sisse juba, teisega oled pinnapealsem. Aga küsimus ongi selles, et kuidas teised seda näevad. Et see on see sisering ja välisring juhil. Et kui see välisring tunneb ennast pahasti selle pärast, siis sa tegelikult pead juhina teadlikult tegutsema sellega, et kõik tunneksid ennast ühises ringis, sest et tekib see sisering ja välisring, siseringil on hea olla. Ja nad ei saagi mingit tööalast nagu rohkem infot või midagi nagu, ma ei tea, paremaid tingimusi või midagi sellist alati. Aga see välisringil tekib tunne, et ahah, seal mingi asi seal on. Ja see ebaõigluse tunne on see, mis tegelikult lõppkokkuvõttes siis hakkab lõhkuma ka seda tulemuslikkust. Et see mingi märksõna võiks olla see ebaõiglus, et tekita mingit ebaõiglast situatsiooni. Kui see on selle välisringi jaoks ka nii-öelda välisringi jaoks okei, et kellegagi on suhe nagu tihedam, siis ma olen märganud, et see ei tekita mitte mingit sellist nagu ebaõigluse situatsiooni, mingit selliseid reaktsioone selle tulemusena, nii et see on tunnetamise ja see salama üks-ühele vestluste saladuse küsimus, et aru saada siis, et kuidas kõik tiimiliikmed ennast tunnevad ja juhti vaatavad, et juhti alati ju vaadatakse ikkagi mingisuguse pilguga, on see hindav või mitte hindav, aga me peame sellega arvestama, et alati on see suunas mingisugune pilk teine, kui see oli sul enne. Tugeva luubi all ikkagi. Ja kui seda Ivari mõtet praegu nagu jätkata, siis et tegelikult nagu see juhi enda teadlikkus oma tiimi liikmetest ja see märkamisoskus mängibki nagu hästi suurt rolli. Et isegi asi ei ole nagu niivõrd selles, et kes kellega kui palju on nagu kas lähedasem või sügavamas suhtes, et me olemegi inimestena tohutult erinevad selles, milliseid suhteid me enda ümber vajame. Ja ka talume ja ka näiteks juhi poolt on ju täpselt samamoodi. Et see algab nagu sellest minu arust peale, et juht kõigepealt on teadlik iseendast, et kes tema selline on ja mida ta välja annab. Ehk siis nagu see iseenda märkamine nagu eelkõige, et ma saan aru, kes olen mina ja kuidas ma mõjun. Et see on nagu üks hästi oluline asi minu arust, mida ma olen nagu ise ka nagu jällegi oma selle juhiks kasvamise teekonnal nagu õppinud aru saama, et kõigepealt aru saama, et kuidas ma mõjun inimestele ja seejärel aru saada sellest, et millised üldse teised inimesed meie ümber on ja mida nad võiksid vajada ja seal, et kui nagu hästi praktiliseks minna, siis mind on tohutult palju aidanud selline nagu süsteem nagu disk, ehk siis nagu disk isiksuse tüübid, mis on nagu minu jaoks olnud justkui nagu et nagu kui me ostame koju uue televiisori ja me ei ole seda brändi varem võib-olla kasutanud on ju, et siis me võtame selle manuaali lahti
ja vaatame, et kuidas seda telekat seadistada, siis disk on minu jaoks inimeste manual. Ehk et kui ma võtan nagu, kui mina sain diskist teadlikuks, siis mulle tekkis, selle diskiga tekkiski mulle tegelikult see koht, kus minust sai nagu protsesside juhist hakkas kasvama nagu inimeste juht. Ehk ma sain nagu tegelikult mingi tööriista, kuidas inimesi mõista. Et see oli sinu jaoks mingisugune abivahend? See oli nagu tohutu suur abivahend, see on tegelikult tööriist tänaseni, et ma vaatan ka täna seda, et oma nagu mentorlustega, mis iganes teemadeni me jõuame, me lõpuks jõuame nagu selleni, et on vaja mõista seda teist inimest tegelikult, kellega sul on kas siis mingi probleem või mingi rõõm või et sa tahad teda, ma ei tea, motiveerida, sa tahad, et ta oleks pikemalt organisatsioonis, siis see taandub alati sinna, et sa pead aru saama nagu, kes see inimene on ja mida ta vajab. No sa väga ütlesid, et kõigepealt tuleb kontakti iseendaga saada, et juht on see, kes peab võtma nagu kõrgendatud vastutuse sellest, ta saab iseendaga kontakti. Et kui sa iseendaga ei ole, siis hakkab projitseerima ju enda erinevaid probleeme siis teiste inimeste peale ja hakkad neid siis lahendama, on ju. Et see on nagu number 1, võib-olla seal nagu eelmise mõtte veel nagu jätkuks ühe loo sellest, et kuidas me juhti võib-olla tajume, et ma arvan, et see oli kuskil paar aastat tagasi õhtune kinoseanss, mingi reede õhtul 9 paiku midagi sihukest. Läksin kinno ja juba hakkas see eelreklaamide osa tasapisi lõppema ja siis saabus kinosaali meie president. Kõik see turvameeskond kaasas seal ja mingid minu jaoks tundmatud naisterahvad olid ka veel temaga kaasas seal ja tundus, et sõbrannad õhtu väljas on ju. Ja väike nagu seal need väiksed veiniklaasikesed või need pudelikesed saab kaasa osta. Ja korraks nagu võtad nagu selle sapsu täis ja mis siis juhtub, mina istun viimases reas, tuleb ja president istub minu kõrvale. Oma selle nende sõbrannadega seal ihihi ahaha ja nagu ikka nagu inimesed lähevad ju reede õhtul nagu kinno ja võib-olla enne käisid kuskil, tegid ühiselt jõid teed on ju, et sihukene tore. Ja siis need turvameeskond siis seal istus ühele ja teisele poole rea otsa ja ma arvan, et tema ei mõelnud ju sellel hetkel, et ma nüüd astun siia sisse, nüüd president saabub. Et see presidendi saabumise trummirütmid sinna kõrval ja kõik muu selline pidulikkus. Tema tuli sõbrannadega välja, aga kõik saalis olijad ju ilmselgelt märkasid, et tema saabus. Kõigil tekkis mingisugune ettekujutus, mingi emotsioon, mingisugune tunne temaga seoses. Ehk et kõik märkasid, kuigi ta ei ole meie otsene juht või midagi sihukest, aga ikkagi ta on autoriteet oma positsiooni ja inimese tõttu juba paljude jaoks. Et sama asi on juhiga, et sa võid olla ükskõik kui selline autentne ja mida minu arust meie praegune president on ja selline inimese lähedane ja et ükskõik kui palju ja ükskõik kui lähedane see inimesel oled, siis alati sind vaadatakse sellest rollist lähtuvalt oli. Sa ei tohiks minna nagu hakata seda rolli mängima, on ju. Et nüüd, et ma tulen ja rullugu vaibad ja mürtsugu muusika, on ju. Et sa oled ikkagi sina ise, aga sa pead aduma seda, et inimesed panevad sulle lihtsalt mingisugused märgid veel nagu külge. Et olla teadlik sellest. Et olla teadlik sellest, on ju, just. Aga ma arvan, et mitte rohkem see autentsust nagu ise välja tuua, siis või nagu mitte näidelda, siis seda rohkem, kui inimesed muutuvad seal ümber vabaks. Kuulge, aga see on kõik väga, väga mõistlik ja väga huvitav, millest te räägite, et olla teadlik endast ja aru saada, et kes mul seal meeskonnas on ja mis nende ootused on. Aga kui me mõtleme selle alustava juhi peale, et kes on nüüd täiesti uues rollis ja nüüd on siis tema ees on mitmed silmapaarid, kes vaatavad siis tema poole, et mõnikord on ka ju sellised ootused, et sina nüüd ju tead, kuidas asjad käivad, et sina ütle meile. Ja ega isegi ei pruugigi ju täpselt teada, et kuidas need asjad ikkagi päriselt käivad. Ja siis on see ootuste ports ja siis seal võib mõnikord ilmselt tekkida ka mingi selline lõks, et aga kui see ootus on, et mina tean, et ma siis tõesti teen ja võtan siis need ülesanded enda kanda. Ja jällegi oli ka siin viimasel ajal üks selline huvitav näide oli
just, et see tasakaalu leidmine, et kuidas ma nagu sellest tiimist aru saan, mida nad noh, kuidagi on nagu suutelised tegema, mida nad ise tahavad teha ja kuivõrd ma siis tõesti selliselt noh, ise teen ja neid niimoodi juhendan ja sekkun ja vaata selle koha pealt oli näide siis selline, et üks tõesti ka alustanud juht, kes oli hirmus õnnelik selle üle, et nad said sellise uue suure äriprojekti või kliendi ühesõnaga. Ja ta oli hirmus uhke selle üle ja siis, aga ta hindas nagu seda meeskonna situatsiooni selliselt, et neil on niigi palju tööd praegu, ei taha ka väga nagu tülitada ja kuidas ei julge ka võib-olla nagu öelda niimoodi. Ja siis ta otsustas, et aga ma võtan selle raskuse enda peale. 3 nädalavahetust tegi põhjalikult süvenenult tööd, tegi selle projekti ära ja siis läks meeskonna juurde tehtud. Ise hirmus uhke ja õnnelik. Ja ka selle üle, et meeskonnalt siis saada sellised rõõmu ja kaasaelamist sai ta täiesti segaduses pilgud ja üksühele vestlustest pärast meeskonnaliikmed ütlesid, et aga kas sa ei usalda meid? Et miks sa nii otsustasid teha? Ja tema jaoks oli see täiesti, et tema, kes ta arvas, et ta just sellega nagu usaldust võidab, vastupidi, ta oli tegelikult mõrasid löönud sellesse usaldussuhtesse sellega, et ta oli nagu liigselt ise teinud, liigselt nagu kuidagi sekkunud sinna asjade sisse, eks. Et võt huvitav oleks nagu teie käest ka kuulda, et kuidas seda balanssi leida selle vahel, et kuidas, millal ise teha, millal sekkuda ja millal lasta tiimil teha, tõesti usaldada. Kuidas teil on? Mina olen olnud selles samas lõksus. Ma täiega tundsin ennast ära selles loos, kui sa rääkisid seda juhi lugu, et nagu see on nagu üks ühele mina kunagi. Ehk siis mulle tundus kunagi, et ma olen seda parem juht, mida rohkem ma suudan nagu inimeste elu teha kergemaks. Ehk siis see, et kui nad peavad tegema vähem, neil on lihtsam, nad ei pea liiga paljudesse asjadesse sekkuma, see justkui näitab minu kui juhi nagu tugevust ja võimekust. Ehk siis nagu selle soovi taga inimesi nagu hoida, tegelikult sa võid teha hästi palju kahju, sest et see kõik algab jällegi sellest nagu juhi rolli mõtestamisest enda jaoks. Et tihtipeale võib-olla nagu kogenematu juhina me tahamegi nagu või näemegi seda, kui tulles nagu eelmise küsimuse juurde tagasi, eks ju, et me näemegi seda, et on vaja nagu justkui võtta mingi roll ja siis sa pead selle rolli välja ju ka kandma, on ju, et su tundub, et juht peab olema see, kes kõike teab, kõigega saab hakkama ja sa võib-olla kipudki sellest ebakindlusest nagu proovima seda rolli võtta ja siis mida küpsemaks ma sain ja mida rohkem ma hakkasin nagu mõistma seda, et juhi roll ei ole nagu kõiki asju ise ära teha, vaid tegelikult kõige nagu suurem ja olulisem juhi roll on see, et kuidas nagu toetada inimesi ja pakkuda neile nagu mõnusat arengu ja kasvukeskkonda. Nagu ühtepidi turvalist, aga teistpidi nagu piisavalt nagu väljakutsuvat. Sest et ja kus ma veel tagantjärgi vaadates sain aru, et ühel hetkel ka see minu soov kõike nagu ise ära teha tuli ka sellest, et ma olin mingil hetkel ise läbi põlenud ja siis mulle tundus, et mul endal oleks ju nii palju kergem, kui keegi teeks ära ja võtaks mingit koormust minult ära, on ju. Ja siis, et kui mina võtan nendelt, siis järelikult on nendel ka kergem, on ju, jälle järgmine lõks, eks ju. Et tegelikult neid ämbreid, kus juhina kolistada on nii piisavalt palju sellel teel ja selles mõttes ma olen hästi tänulik nendele kogemustele, sellepärast, et olles need kõik ise läbi elanud, tunnen ma täna mentordades seda, kuidas ja mulle millegipärast on sattunud täpselt sellised nagu ettevõtted ja juhid seal, kes ongi justkui nagu spetsialistist juhiks kasvanud ettevõtte sees. Ehk siis nad nagu peavadki oma rolli täiesti ümber mõtestama, et mida nad teevad. Ja mul on olnud hästi lihtne neid toetada, sest et ma olen ise justkui nagu ettevõtjana kasvades nagu erinevatest rollidest siis nagu ja organisatsiooni suurenedes nagu üha rohkem ja rohkem inimeste juhiks. Ma nagu olles need läbi elanud, tean nagu väga täpselt, mis nagu mõttemustrid ja nipid on aidanud mind. Et see lugu, mis sa praegu jagasid, oli täpselt minu lugu. Kuidas sul kirjeldasid? Mina just kogesin 2 nädalat tagasi umbes nagu seda sama lähenemist, et kus ka juht tahtis kuidagi
olla nagu väga hooliv ja teha ise ära ja siis ma ütlesin talle, et sa ei usalda mind või. Et miks sa nagu ise ära tegid selle asja, et kui sa tahtsid, et see on minu vastutusvaldkonnas on ju. Et ja noh, me mõlemad oleme nagu 15-20 aastat juhina töötanud on ju, et ilmselgelt see ei ole see, et nüüd alustava juhina aasta pärast on mul kõik selge ja siis ma ühtegi viga enam ei tee, sest noh, kõik need inimesed, need olukorrad ja kõik need, mis meid mõjutab, on ju, on. Aga teemasid lihtsalt, mis mul selle küsimuse raames tuli nii palju, ma mõtlen, mis nendest on nagu kõige olulisem, mida välja tuua, et ma arvan, et noh, kõige keerukam osa, ma arvan, karjääri arengus või selline, mis kõige rohkem raputab sinu karjääri teel, ongi see, kui sa liigud spetsialistist juhi rolli. Ja siis sealt edasi juba juhtide juhina, aga seal juba see nagu on natukene väiksem, aga siiski. Et kui sa liigud spetsialistist juhi rolli, siis need küsimused, millele sa pead vastuseid leidma, on hoopis teistsugused. Kui enne oli sinu vastused olid see, et kuidas, ehk et sul on mingi teatud hulk ülesanded laua peal ja sa pead mõtlema, kuidas neid lahendada, on ju. Siis nüüd juhina sa pead mõtlema sellele, kes ja miks. Ja nii, kui sa hakkad kuidas küsimusele mõtlema, siis tegelikult see ei ole enam sinu roll. Et loomulikult sul võivad meeskonnaliikmed tulla küsida abi aga ka seal mul täna on, ma võtsin täitsa teadlikult, ma olin 10 aastat, olen olnud juhtide juht ja ma nüüd hästi pikka aega ei olnud mul ühtegi spetsialisti tiimis ja eelmisest sügisest ma võtsin ühe tiimi, kus on siis spetsialistide seltskond täitsa meelega selleks, et nagu seda kontakti uuesti siis saada nagu, sest et juhtide juhtimine ja spetsialistide juhtimine ka omakorda pisut oma nüanssidega on ju. Siis seal ka, kuna ma ei oska vastata nende küsimustele, nendele kuidas küsimustele, siis jah, see võib-olla ajab närvi mõnikord, et noh, mis mõttes sa siis nüüd ei oska vastata. Aga teistpidi ma näen, et nüüd, kui umbes aastaga on need samad inimesed jõudnud sinna, et nad ise leiavad selle kuidas lahenduse. Minul on lihtsalt see, et sinu tugevused on need, see valdkond võiks olla sinul, sellepärast et see valdkond aitab kaasa sellele asjale maailmas paremaks tegemine. Kuidas sa seda teed? Selleks sa oledki siin tööl on ju, et see välja mõelda ja välja uurida teiste kolleegidega või loogiliselt välja tuletada on ju. Nii et üks selline nõuanne siis võiks ollagi see, et kui sa tabad ennast sellelt mõttelt või sellelt survet endas, et vastuseid anda, et siis korraks nagu hinga sügavalt sisse ja mõtle sellele pigem, et kes ja miks, et miks on see suurem kontekst, eks, miks seda peaks tegema. Ja noh, eks seal on see hirm, see sama kontrolli teema, mis Katrin välja tõi, ega kontrolli on lihtsalt selleks, et me saaksime mingi turvatunde endale, et see on jälle omakorda põhjus, et miks ma tahan seda mikromanageerimist teha, peaks nagu sisse vaatama, et kus see mul tuleb ja miks see päriselt nagu, kas see päriselt on ka endiselt adekvaatne, et ma peaks selle tohutu kontrolliga tegelema, et see kontrolli vajadus viib ka nagu selle, et me ei julge delegeerida, no mis iganes delegeerimise astet me siis kasutame, aga et me ei julge delegeerida, sest keegi teine ei tee nii hästi, ilmselgelt keegi teine teeb täpselt samamoodi, mitte kunagi tee täpselt samamoodi, ehk et sa hakkadki ise, et kui sa tahad teha neid kuidas küsimusi, siis sul on alati võimalus spetsialisti rolli tagasi liikuda. Sa ei pea juhina töötama, kui sa ei saa sellega hakkama. Aga seal on ka see lihtne reegel, kui sa tunnetuslikult tunned, et keegi teine saab vähemalt 70% ulatuses hakkama selle asjaga, siis anna see kohe ära enda laua pealt. Ja enamik asju on. Ja kui sellest sa tõid see olulise nüanssi siin välja, kui ma teie käest küsisin ka, kuidas te tundsite, kui juhiks saite, et siis mõnikord mõned kirjeldavadki, et neid valdabki see tunne, et kas ma tegelikult tahangi üldse juhiks saada. Ja kui siis on juba usaldatud ja see roll antud, et siis nagu justkui ei sobi seda küsimust endalt küsida. Kas ei ole nii? On, täiega on ja tihtipeale see ongi jällegi see natuke see sama, et kui ma hakkasin ettevõtjaks, ma sain aru, et nagu opa, et ma nüüd olen juht, on ju. Ehk siis tihtipeale on ka see, et kui sa oled nagu väga hea spetsialist, siis on hästi loogiline, et ühel hetkel sa selle pakkumise saad, on ju, et eks tahad nüüd nagu karjääriredel tõusta ja võtta järgmise rolli. Ja siis, kui just sellel hetkel me ei näe nagu seal taga seda juhi rolli, vaid me näeme seda, et okei, siis mul on võimalus olla veel parem spetsialist, on ju. Aga see pole see. Et juhtimine on nagu hoopiski midagi muud. Ja tegelikult see, mis Ivar just välja tõi, ta tõi välja ühe väga hea juhtimise tööriista, mida mina olen kasutanud nagu teadlikult mitu aastat. Ja see ongi see,
et kui justkui nagu spetsialist tuleb sinu juurde küsimusega või probleemiga, et meil on selline probleem, et kuidas me selle lahendame, siis see taktika seal ongi see, et sa tegelikult nagu teadlikult ei ütlegi seda ette, vaid sa saadad ta justkui tagasi, et kuule, et aga mine mõtle välja parim lahendus ja tule siis tagasi. Ja sellega sa õpetad tegelikult inimesi nagu iseseisvaks läbi selle, et nagu seda justkui nagu seda õpitud abitust nagu vähendama, on ju. Et kui sa ei võta neid küsimusi vastu nagu ise juhina lahendada, siis ühel hetkel kogu aeg tagasi saades sa tegelikult koolitad inimesed välja sellega, et nad ei tule enam ühel hetkel mitte probleemiga, vaid nad tulevad justkui ütlema, et kui siuke teema oli, lahendasin selle niimoodi, on ju, et nagu nad õpivad ise mõtlema. Ja see ongi see nagu, mille läbi juht saab anda inimesele arengu võimaluse. Sest seda mitte tehes tegelikult juht võtab selle arengu võimaluse ära. Juhi enda ego saab sellest küll võib-olla nagu paitatud, on ju, et noh, ma tean kõiki vastuseid, on ju, ja nad tulevad minule käest küsima, et nagu juht võib tunda ennast nagu ebateadlik juht võib tunda ennast nagu selles rollis väga hästi tegelikult. Aga see ei ole ka nagu asja mõte. Siin on see ma käin organisatsioonist organisatsiooni ja alati räägin seda juttu, et mina tulen siia selleks, et ennast teha paari aastaga mitte vajalikuks. Et noh, minu ametikoha saaks koondada, et eriti keskastme juhtide puhul ma olen väga sellel seisukohal, et keskastme juhid peaksid mitte võtma oma positsiooni lõpmatuna. Ehk meie töölepingu seadus eelistab ja meie nagu tavakord eelistab nii-öelda seda, et me teeme lõpmatuid töölepinguid, on ju. Aga keskastme ja tippjuhi positsioonil, no tippjuhi positsioon on juba see juhatuse lepinguga reglementeeritud, aga keskmised astme juhi positsioonil, see ühel hetkel ehitad üles mingi süsteemi, mida sa hakkad ise siis kaitsma. Ja inimesed ei arene edasi, sest inimesed arenevad edasi läbi suhete ja läbi kontaktide teiste inimestega. Aga kui see on üks ja sama inimene, kes mõjutab sind nagu tööalaselt kõige rohkem igapäevaselt, see sama juht on sul seal ees hästi kaua. Ja noh, tihti on vabandused, aga see juht on ju selle valdkonna tippspetsialist. Aga siis ta peaks olema tippspetsialist. Ja mõnikord tippspetsialistid, kui nad saavad juhiks saada sellepärast, et saada rohkem palka, on ju, siis tippspetsialistid saavad tihti peale oluliselt rohkem palka, kui juhid saavad. Sest et juhtimiskompetents on üldiselt universaalne. Kui sa räägid tõesti sellest nagu inimese juhtimiskompetentsist ja protsessi juhtimiskompetentsist. Tippspetsialisti omas valdkonnas ei ole universaalne, ehk et tema, kui ta seal ennast arendab võib-olla ka nagu palga mõttes, staatuse mõttes, ma ei tea, mida keegi siis taga ajab, on oluliselt suurema tulemuslikkusega, nii et ma kuidagi ei alaväärtustaks seda, et kui sa tõesti astud juhi rolli ja tunned, et see ei ole sinu jaoks, mina olen 2 korda juhi rollist tagasi astunud. Noh, nii öelda, et liikunud siis positsiooni, kus ma ei ole juht enam. Tohutu vabanemine. Nagu, noh, selline tunne, et see kogu elukoorem on nagu õlgadelt ära võetud, on ju. Aga no ühel hetkel sa hakkad igatsema seda inimestest, et mul on siiras huvi inimeste vastu, kuidas inimesed mõtleb, mis nende elu kujundab, miks nad on sellised kujunenud, kuidas nad tööl seda väljendavad, kuidas ise seda väljendavad tööl, on ju, inimesed peegeldavad sulle ise ennast, on ju. Et no siis hakkad jälle igatsema jälle järgi, aga sa saad sellest nagu sellisest natukene libaootust ja sellist administratiivootuste pingest nagu maha ja see on nagu nii rahustav olnud kõik need, või mõlemad need 2 korda, on ju. Kas see on kuidagi hea kokkuvõtlikult öelda selle peale, mis te olete siin rääkinud, et tänapäeva juhtimine kui eelkõige siis märksõna, mis on valdaval, on et suhete juhtimine. Et vähem võib-olla selline nagu protsessi juhtimine, mis on ka oluline, eks ju, kõik see teemade juhtimine, ülesannete juhtimine ja nii edasi, aga just see suhete juhtimine. Võtsin täitsa huvi pärast, võtsin ühe McKinsey uuringu välja ka ja just selle koha pealt, et praeguses pandeemia olukorras, et mis on see, et millised ootused juhtimisele on siis nagu tõusnud ja millised ootused võib-olla on nagu vähenenud. Ja esikolmikus nende nagu suuremate ootuste osas oli just juhi poolt toetus ja hoolimine, loovus ja ettevõtlikkus ja teiste innustamine. Ja need nagu siis ootused või et mis olid nagu saanud vähema tähtsuse, oli siis selline informeeriv ja konsulteeriv juhtimisstiil ja sellise sisemise võistluslikkuse tekitamine, kas siis meeskonnas või organisatsioonis. Et et huvitavad sellised poolused, eks. Ja võt
noh, et mis ma nagu küsin või noh, tegelikult ongi see, et kas see tundub, et ongi see, kuidas me tänapäeval juhime. Kas see ongi see jah, suund? nagu Ivarit kuulates tuli praegust nagu pähe see, et nagu juhiks saades või üldse nagu juhi rolli kaaludes, ma arvan, et nagu need kõige olulisemad kontrollküsimused, mida nagu iseendalt küsida, on tegelikult see, et kas mulle meeldivad inimesed, kas mulle meeldivad inimsuhted ja kas mulle meeldib kommunikatsioon. Ehk siis nagu mina olen nagu enda jaoks lahti mõtestanud selle, et need on nagu üliolulised nagu osised juhi töös. Ehk siis inimesed ja kommunikatsioon. Inimesed, suhted ja kommunikatsioon. Et mingisugune ikkagi huvi selle vastu peaks olema. Vastasel korral võib olla väga keeruline. Ma näen väga tihti nagu juhte, kellele see on selles juhi rollis kõige nagu ebameeldivam ja raskem osa. Ja tihtipeale need on need juhid, kes on spetsialistist nagu kasvanud juhiks, on ju. Või nad on olnud juhid mingis valdkonnas, kus nad juhivadki protsesse, aga neil ei ole otseseid nagu inimesi, keda juhtida. Ja siis nad vahetavad valdkonda või ala ja nad saavad järsku need inimesed ja neil tundub, et see juhi roll jätkub samamoodi, aga tegelikult ei jätku. Et inimestega muutub kõik. Ja kui ma vaatan nagu enda kujunemist nagu teekonnas seda, et mis hetkel ma olen justkui nagu paremini juhina hakkama saanud ja paremaid tulemusi toonud, siis see on olnud siis, kui ma olen nagu ära õppinud töötamise nagu läbi inimeste ja inimestega koos, mitte üksi. Ehk see on nagu sama efekt, et tekib nagu see luua efekt, et kui sa võtad nagu ühe oksarao ja üritad selle ruumi põrandat siin selle ühe oksaraaga puhtaks pühkida, et see võtab nagu tohutu kaua aega. Sa kindlasti saad nagu sellest kvaliteedis olla pärast ise hästi veendunud, et ise tegin ja iga nagu sentimeetri käisin ise läbi, on ju, aga see on suhteliselt nagu ebaefektiivne. Kui sa võtad nagu mitu oksaraagu ja need nagu luuaks kokku köidad, siis see põrand saab nagu hästi lihtsasti tegelikult puhtaks. Ja selle nagu juhtimise, ja seal ongi see juhtimise fenomen, et kuidas nagu liita need inimesed kokku niimoodi, et kõik asjad muutuvad oluliselt nagu lihtsamaks ja tulemuslikumaks. Ja seal peab olema see kirg, see on see, miks ma ütlen, et nagu inimesed, suhted ja kommunikatsioon. Sest et kui seal seda kirge ei ole seda teha, siis sa tegelikult nagu vaatad, et no mida luud on ju, et ma ei taha seda luuda, et ma tahan seda oksa, millega nagu ise pühkida. Kuulge, ka väga head märksõnad. Ühesõnaga, Ivar, sina rääkisid ennem sellest, et pigem mitte mõelda sellele, kuidas asju teha, vaid et kes ja mille pärast peaks tegema. Ja siis ja üldse oma juhi rollist mõeldes võiks siis olla see, et fookus huvil inimeste suhtes ja kommunikatsiooni suhtes laiemalt, eks ju. Okei, väga head sellised konkreetsed nagu kuidagi alustalad on ju, et millele mõelda selline alustava juhina. Aga ma praegu kuidagi meie jutuajamist nagu kokku võttes, ma mõtlen selliselt, et kes on olnud teie eeskujud või võib-olla ka mõni üks konkreetne eeskuju? Kes on sinul olnud? No minule meenub kohe selline perekond nagu Kaido Kubri ja Marlen Annabel Kubri ja Kaido Kubri ja siis eludisainer.ee ja Kaido on tegelikult ja Marlen Annabel ka on nagu need, kes tõid minuni justkui selle diskimaailma ja on nagu minu võib-olla isikliku arengu teel, mis siis nagu on suuresti olnud nagu minu juhiks olemise nagu eluperioodil, eks ju, kus ma olen nagu hakanud rohkem iseendaga tegelema ja iseennast nagu märkama ja iseendast teadlikuks saama, et sellel teekonnal olnud nagu minu kõrval, minuga kaasas ja nagu hästi olulised. Ja kui veel midagi või kedagi välja tuua, siis tegelikult Edu Akadeemia ja Roland Tocco ja kõik need nagu inimesed ja koolitused, mida Edu Akadeemia on toonud Eestisse, on olnud hästi nagu avardavad ja laiendavad. Ehk siis nagu kindlasti nagu väga suured minu mõjutajad. Ja ei saa tegelikult mainimata jätta mitte ühtegi mu enda juhti, kes mul on kogu selle nagu tööelu ajal olnud, sellepärast et ühel hetkel see nagu juhi rolli lahti mõtestamine hakkas minu jaoks ikkagi peale sellest, et mida ma ise kogen oma juhtide poolt ja millised osad mulle sellest on meeldivad ja käivitavad mind ja tekitavad minust soovi teha paremini ja tuua paremaid tulemusi
ja millised osad nagu mu enda juhtide käitumisest on olnud need, mis vastupidi võtavad selle motivatsiooni ära ja tekitavad võib-olla mingeid mitte nii positiivseid tundeid. Sest et kui mina nii tunnen, siis suure tõenäosusega need inimesed, kellega mina töötan, võivad tunda nagu minu suhtes täpselt samamoodi, on ju. Ehk jälle ma jõuan tagasi sinna nagu iseendast teadlikuks saamiseni, et nagu mida mina teen. Jah, mul on nende eeskujudega alati sellist tüüpi küsimustega on keeruline vastata, et mul ei ole kunagi mingit sellist iidolit või eeskuju olnud. Aga ma arvan, et juhi kujunemisel on ilmselgelt kõige olulisem inimene, nii nagu lapse jaoks on kõige olulisem tema vanemad, keda matkib ja jälgib lihtsalt ja õpib, nagu ammutab seda infot esimesed 6 aastat, lihtsalt kopeerib kõik ära või salvestab kõik ära. Ma arvan, et sama on ka juhin, et see, kui sa esimest korda oled juht ja kes on sinu juht sellel hetkel, kui sa oled esimest korda juht, see mõjutab kõige rohkem sinu käekirja tulevikus. Ja seal on eriti oluline see, mis ma päris alguses ütlesin, et kui sa tunned seal, et see juht ei ole õige, siis eriti oluline ära minna, sest et see, kes on sinu juht siis, kui sina oled esimest korda juht, kujundab sinu tulevikku, sinu töötajate tulevikku, nende perekondade tulevikku, et 100 ja 1000 inimeste tulevikku, kogu sinu tuleviku juhtimiskarjääri jooksul on ju. Nii et minul vedas minu juhiga tol hetkel, kui mina olin esimene juht, ja hiljem ka, kui ma juhtide juhiks liikusin, siis kõige minu lähemad juhid või kolleegjuhid on olnud minu kõige suuremad eeskujud siis tol hetkel siis Swedbanki aegades, kus ma juhina liikusin. Aga hiljem ma nüüd hakanud mõtlema ja sellele, et iga inimene, kellega me kokku puutume, kõik on meie jaoks tegelikult eeskuju, sest et nii, millega Katriin lõpetas, on ju, et kõik suhted meile õpetavad midagi, on ju. Ka need, kus me vaatame, et võt sellist juhti mina küll elu sees endale ei tahaks, on ju. Ka need juhid õpetavad sulle midagi, sest nad käivitavad su sees midagi, mida on vaja käivitada. Sa mingil põhjusel sattusid nendega kokku, on ju, et mingil hetkel see suhtlussituatsioon või pikem suhe tekkis, on ju, et tegelikult on iga inimene, kellega sa kokku puutud, on sinu jaoks eeskuju, sest et ta igaüks annab sulle mingisuguse killukese, kui sa oskad seda enda jaoks nüüd mõtestada. Just, et tuleb siis osata märgata seda ja ära seostada, on ju. Nõnda, aga ma praegu tänan teid selle vestluse eest. Ja usun, et nii mõnedki need, kes on juba pikemat aega juhina töötanud, leidsid siit selliseid äratundmishetki. Ja need, kes on alles alustamas või alles alustanud juhina, et siis nendel teemadel ja nii mõnelgi teemal veel, vähemal või rohkemal määral me räägime Ivariga alustava juhi koolitusel Fonteses. Nii et kõik värsked juhid on hästi oodatud. Aitäh!